Peaminister, et kohtusime viimati ühel suurel üritusel reedel igati isamaalises vaimus. Ja sellepärast ma küsin võib-olla natuke sõbralikumalt kui muidu. Eelmisel nädalal selgus, et Tallinna propagandaaparaadi kuningas ehk Tallinna TV on suutnud vahepeal appi minna Venemaa hästi rahastatud tegelikkuse muutmise aparaadile. Tallinna TV-s on jõutud selleni juba, et elu Krimmis on parem kui Eestis. Saatejuht olla lausa huvi tundnud, et miks Eestis ometigi selles samamoodi vaimustuses ei olda. Lisaks leiti ühiselt, et Yana Toom, meenutuseks vahepeal nimetas ka Eesti välisministrit lausa lolliks, on suurepärane eeskuju käies Süürias külas. Küllap Assadil ja pealegi Eesti poliitikutel olla aeg ka Krimmi minna. Hea peaminister, see on valitsemiskultuuri küsimus. Euroopaliku valitsemiskultuuriga ei sobi kokku, et peaminister erakond niimoodi propagandat teeb. Lisaks oled sa riigikaitsejuht Eestis ja me mõlemad teame, et Kesktelevisiooni on täpselt sama palju vaja kui uppujal sangpommi. Sul on võimalus öelda, kas Tallinna TV's tulev tekitab sinust ülgastust ja millal see sulgetakse. Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu liige, selle küsimuse eest, mida te väga sisuliselt minuti ja 10 sekundi jooksul esitasite. Jah, kõigepealt veel kord palju õnne teile selle olulise kursuse läbimisel. Eelmisel reedel oli tõesti meeldiv kohtumine ja ma arvan, siit on hea edasi minna. Ja ega ma ei näinudki selles küsimuses midagi pahatahtlikult, nagu te ütlesite, et need on väga sisulised analüüsitud küsimused, mida te ütlete. No, te teate ju väga hästi seda, olles olnud ka näiteks ühe Tallinna olulise linnaosa juhtivtöötaja või linnaosa vanem, olles oma infot, mida teie linnaosa sel hetkel teeb, siis avaldanud ka linnaosa lehes, et te teate ju väga hästi, et Eesti Vabariigi peaminister ei ole näiteks Kesklinna Sõnumite peatoimetaja, ei ole Tallinna Televisiooni juht, ei ole erinevate ajalehtede peatoimetaja. Küll aga ma arvan, et see mure, mida te juba siin mitmed infotunnid ja ütleme ka arupärimised väljendate, on õige. See mure on tegelikult see, et Tallinna elukeskkond oleks parem. Tallinna elanikele, Tallinna külalistele ja seda enam seda diskussiooni pidada ennem kohalikke valimisi. Ma ei tea, kui õige on see siin infotunnis, see on ju teie otsustada. Aga kui te neid küsimusi tõstatate, siis ma arvan, et millest tuleks rääkida Tallinna valimiskontekstis. Ma arvan, et oluline on rääkida sellest, kas Tallinna elanikud on siin rahul või ei ole siin rahul. Kas Tallinna elanike juurde kasv on või ei ole juurde kasv. Ma toon teile näite, ma võtan täiesti suvalised kuupäevad, näiteks 1. aprill 2005, muideks siis ei olnud minu erakond Tallinnas võimul, siis oli Tallinna elanike arv suurusjärgus 401 821. Kui me võrdleme seda 1. aprilliga 2017, on see 444 591. Tõus on üle 10%. Aitäh! Kristen Michal, esimene täpsustav küsimus. Hea peaminister, jätkame samal teemal. Tallinna TV kui Keskerakonna poolt maksumaksja rahakoti kuritarvutuse kohta on tugevalt arvamust avaldanud opositsioon siin saalis ja mujal. Samamoodi Eesti Päevaleht, Postimees, Delfi ja kõik teised kanalid. Kurtidele kõrvadele täiesti kindlalt. Ja samal ajal loen, et Tallinna TV loodetavasti viimane juht räägib Ekspressis uhkelt, et olla olnud saade, kus ei olnud ühtegi keskerakondlast. Eelmisel nädalal ületati minu meelest uus valulävi ja mitte Eesti seest, vaid meie head hõimuvennad Soomest. Soome suursaadik küsib, et miks ometi on maksumaksja raha eest Keskerakonna juhtimisel eetris saated, kus muuhulgas eitatakse Eesti okupatsiooni. Jüri, sina oled peaminister, sest sa oled Keskerakonna juht vastutab. Kas sa oled võimeline oma Tallinna jüngritele ütlema, et okupatsioon oli reaalne kannatus, mitte müüt, ning millal Eestile ja juba Soomele häbitegev Tallinna Televisiooni kanal suletakse? Aitäh! Aitäh! Olen nõus, et juht vastutab ja täielikult jagan seda seisukohta 100%. Nüüd jagan ka seda põhimõtet, et omavalitsused on Eestis autonoomsed. Edasi, kui te viitasite siin ajalehtedele ja selle televisioonile, ütlen ma kindlasti välja, et ühtegi omavalitsuse ajalehte või ma ei tea, televisiooni või ükskõik missugust väljaannet ei saa kuritarvitada ükski erakond. Seda ei tohi olla. Te rääkisite ka sellest ja õigustatud sellest piinlikust loost, kus Soome Vabariigi suursaadik, kes on Eestis, pidi reageerima
on piinlik, aga minu teada Tallinna Televisioon on ka lõpetanud selle saate või selle programmi edasise näitamise. Te ütlesite, et te soovite jätkata neid vestlusi Tallinna linna teemadel ja kui see on Riigikogu liikme soov, siis ma kindlasti diskuteerin edasi nendel teemadel. Te küsisite, et millal üks või teine asi suletakse Tallinna linnas. See on linnavolikogu otsus. See on tegelikult Tallinna linna elanike otsus. Ja selle otsuse, kui soovitakse muuta Tallinna linna juhtimist, siis selle otsuse saab teha järgmine linnavolikogu, mis valitakse selle aasta oktoobrikuu keskel. Ma siiski soovitan teil hoida fookust, kui te olete Tallinnas tulemas valimistele, ei ole minu õigus öelda, kas olete teie see linnapea kandidaat või on Hanno Pevkur või kes täpselt on, siis ma soovitan hoida fookust näiteks ühistranspordi teemadel, et see oleks kiirem, sagedasem, et ühistransport oleks jätkuvalt tasuta. Ma soovitan hoida ka rahvusvahelisel mõõtmel. Tallinn on muideks kandideerimas 2019. aastal roheliseks pealinnaks. Seal on 12 erinevat klassifikaatorit. Rohelised pargid, vee kvaliteet, müra tase ja nii edasi. Täna on Tallinn jõudnud 5 Euroopa linnaga lõppfinaali. Aitäh! Kristen Michal, teine täpsustav küsimus, palun. Aitäh, esimees, hea peaminister, ma tänan nende soovituste eest. Ma siis küsin valitsemiskultuurist ja suunavalikutest veel laiemalt, et olin 2 aastat valitsuse miniväljal, nagu ajakirjandus seda kirjeldati, majandus- ja taristuministri töös. Selle aja sisse mahtusid Nordica asutamine, praamid, Tallinn-Tartu maantee laiendamine, Haabersti-Russalka ristmikud ja paljud asjad, millest juba oli siin juttu. Üks idee oli lihtsamast asjaajamisest ja vähemast bürokraatiast ja Taavi Kotka, Keit Kasemetsa paljude teistega me saime selle loo sisse, selle nimi oli null bürokraatia. Ja olime üsna karmid tegelikult bürokraatiat lõikuma ka MKM-i haldusalas. Nüüd avan lehe ja selgub, et majanduskommunikatsiooniministeeriumi haldusalas on juurde vaja ühte asekantslerit, kõrget ametnikku. Hea peaminister, mis on selle ametikoha juurde loomise põhjus? Kui tean, et MKM sai varem asjad tehtud, siis kas sa oskad seda nii põhjendada, et ei paistaks välja tegelik põhjus, miks seda uut ametikohta on vaja luua? Aitäh! Aitäh teile selle küsimuse eest. Ma kõigepealt, nii nagu meil on heaks kombeks siin poliitilist kultuuri kindlasti kasvatada ja parandada, need parvlaevad, te ütlesite praamid, mõtlesite parvlaevasid ja parvlaevaliiklus, Nordica, nullbürokraatia, kõik on kiiduväärt asjad. Kõik on kiiduväärt asjad, mis teie tegite ja kindlasti neid häid asju tehti ka enne juba valmistati ette. Tänane valitsus jätkab. Midagi üle teha ka emotsionaalselt on tõesti tore istuda Nordicasse ja sõita koju kodusesse lennujaama Tallinnasse ja seesama asi, mis ka parvlaevade osas te mainisite, ma arvan, et nii hiidlased kui saarlased tunnevad rõõmu uutest parvlaevadest ja minu meelest alati on ka oluline see, et see lõppfaas viia lõpuni ja minu meelest nii Kadri Simson kui ka Majandus-Kommunikatsiooniministeerium täna on väga hästi selle küsimuse lõpuni lahendanud ja nüüd see liiklus ju praktiliselt juba toimib või toimub. Mõne nädala pärast tuleb ka parem parvlaevaühendus Hiiumaa Saaremaa vahele, Sõrud riigiliinile, nii et need on kõik õiged tähelepanekud, mida te mainisite. Null bürokraatia. Ma ei oska öelda ühtegi fraktsiooni siin Riigikogus, kes oleks bürokraatia vähendamisele vastu. Kindlasti mitte Keskerakond. Nüüd, kui te räägite Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist, te teate ju väga hästi, et sel hetkel oli ühel asekantsleril oli 2 valdkonda, oli energeetika ja ehitus oli koos. Nüüd olen otsustatud, et tuleb geoloogia teenistus, see läheb ühe asekantsleri alla ja me soovime tõesti ühte olulist sektorit, mis on ehitus Eesti majanduses ja Eesti elus, tuua veel tugevamalt välja ja see on olnudki peamine põhjus sellel. Aitäh teile!